Tere imelist esmaspäeva. Meil on taas aeg tunne inspiraatorit vestlussaateks, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igaühel on oma lugu rääkida ning kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende tegemised ja toimetamised just nende inimesteni jõuaksid. Ja see ongi Tunne Inspiraatorid vestlussarja eesmärk, teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Meie tänane külaline on teejuht inimestele, kes otsivad sügavat tõde ja ühendust. Ta on rahulooja ja väeärataja, kes aitab inimestel leida sügavat ühendust iseendaga, oma hingetee ja elukutsega. Tema kaasasündinud anneteks on energiaväljade lugemise oskus, läbinägelikkus ning julgus ja vägi uute radade avamisel. Ta kohalolu, hääl ja puudutus kannavad tervendavat jõudu nii läbi hingamise, laulmise kui liikumise. Selleks, et taasavastada oma hingetee, vabadus ja tõeline olemus, viib ta läbi erinevaid grupihingamisi ning privaatseid eraseansse aastast juba 2017. Tema missiooniks elus on inspireerida, tervendada ja juhtida inimesi sügavama teadlikkuse poole. Ja eesmärgiks on äratades inimesi nende tõelisele olemusele, aidata neil leida sisemine rahu, jõud ja suund elus. Mis viis meie tänase külalise sellisele teele ja kuidas on ta oma kingitused avastanud, nendele ja paljudele teistele küsimustele täna vastuseid otsimegi. Tere tulemast saatesse Eesti Rahva Tervise ja Kultuuri edendaja, Teadliku Hingamise Instituudi asutaja ja hingamislaulupeo korraldaja Heiki Tomson. Tere, Heiki! Tere, tere! Kas ma olen kuuldav ja nähtav teile? Kaamerat ei ole veel praegu. Ahah, okei. Mul ei lase nagu kaamerat sisse lülitada, ütleb, Okei, vaatan, teeme kohe siit. et võõrustaja justkui saab seda teha, aga Nii. hääl on muidu kuulda, jah? Ja, hääl on olemas. Ahah, ahah. Kohe vaatan, kus see on. Tehnika teeb siis siin. Nii, kas meil on siin see valik? To start video, nii, vajuta nüüd. Ahah. Siin oli see, et sa panid Jaa. kaamera varem sisse, siis ma lülitasin ta välja, siis arvatavasti sellepärast ta ei lasknud enam uuesti panna sul. Ahah, ahah. Kuidas ma olen nähtav, hästi või? Kui sa saaksid päikse keerata teisele poole, siis oleks parem. Okei, vaatame. Siin looduses jah, praegu kuidagi see elu viis siuksesse kaunisse loodusesse ja mõtlesin, et oleks tore siin teiega kohtuda. Kas nüüd on Okei. parem või? Jah, no nägu on natuke varjus, aga eks me siis lepime sellega, mis on. Kuidas sa ennast tunned? Suurepäraselt. Olen elevil selles mõttes, et Armin, väga tänulik, et sa kutsusid broadcasti ja mul on väga meeldinud need broadcastid, mida sa oled varem teinud just selle poolest, et need on jagavad niisugust nagu sügavamat sisu ja väärtust, nii et olen ka rõõmuga siin omalt poolt selleks, et siin olla kõigi jaoks olemas. Oled valmis avastama ka enda jaoks kohta midagi uut enda kohta nagu midagi uut? Jaa, kindlasti. Et siis jah, vaatame, mis need küsimused toovad, et siin tihti on see, et kes on külas käinud, siis ütlevad, et näed, ma polegi niimoodi vaadanud või niimoodi näinud, et väga äge, et sa selliseid küsimusi küsid, et see panebki ennast mõtlema. Jaa. Aga mis motiveeris sind üldse tulema siia saatesse? Et üks asi on see, et kutse saadetakse küll, on ju, aga sa pead ju kutse vastu ka võtma. Jaa, mind motiveeris see, et me elame sellisel huvitaval ajastul ja ma ise nimetan seda nagu ärevuse ajastuks ja et me inimestena vajame väga
väga niisugust ausat kokkutulemist ja päriselt asjadest rääkimist, üksteise inspireerimist ja toetamist, et ja ja minu meelest teie saated seda nagu teevad ja noh, sellepärast ma tulingi et võtsin vastu selle kutse, et tulla jagama oma seda lugu, et kuidas mina igapäevaelust rõõmu leian ja väärtust ja seda ise juurde loon ja jagan, et Mhm. Sa ütlesid ühe huvitava lause, ma puudutaks kohe seda, et sa ütlesid, et me elame sellisel ärevuse ajastul. kuidas sina näed ärevust ja kuidas see praegu siis väljendub niimoodi maailmas, et kust selline väide, et me elame ärevuse ajastul? ja võtan nagu selle koha pealt, et inimesel on selline loomupärane ja turvaline, kui kõik on ümbritsev, on selliselt juba niimoodi ette teada või planeeritav. ja, ja varasemad siin aastakümned on seda ka suures joones niimoodi olnud, et saab midagi ette planeerida ja selle järgi siis oma tegevusi sättida, et küll aga nüüd jällegi viimased aastad on siin üsna suurte selliste muutuste tuultes olnud, et kus ka siis maailma juhtivad inimhulgad siis ei suuda või ei taha hoida seda mingisugust kindlat tüüri, et mulle ikkagi omale tundub, et seda ei suudeta hoida, sest et see ei ole enam väga adekvaatne ja nagu noh, ei vasta sellele sügavamale olemusele, et ja sealt tulenevalt siis inimesed, kes ikkagi tahavad niisugust ühiskonna struktuuri, et ennast kindlamalt tunda, et siis neid teeb see ärevaks, et ja, ja inimestena siis, kes ikkagi soovivad oma teed juhtida ja olla, et siis on vaja seda ärevust õppida ise niimoodi juhtima ja suunama, et ikkagi kogeda tervislikku elukogemust, et näen aga nii. samas, kui me lähme näiteks 200 aastat, toome näite 200 aastat tagasi, me elame praegu palju turvalisem, nagu kordades turvalisem ajastul kui siis. Jah, selles mõttes ma olen nagu sinuga nagu nõus, on ju, et sest elu on noh, olulisel määral nagu intensiivsem, kui nagu varem oli, et just sellises siis ma ise näen seda, võin ma korraks peegeldada, et sa saad jah, tagasi peegeldada, et ma ise näen seda sellisel kujul, et täna noh, meil on nii palju, me tunneme küll, et meil on ajapuudus kogu aeg, aga samas need tegevused, mis me teeme, on meie enda valitud kuidagi tegevused. aga see loob pinnase, vähemalt mina tajun seda nii, et meil on täna aega rohkem mõelda tegelikult ja läbi mõtlemise me selle ärevuse loomegi, me saame seda, näiteks vanasti me ei teadnudki, onju, kui ma elasin kuskil külas, mul ei tulnud ju mingit uudist täna sisse, et näe, täna see ründas seda ja seal võeti selline otsus vastu. ma elasin oma külaelu ja tegin ka oma põllumeest või jahti pidasin või mis iganes see on, onju. ja kui tuli vaenlane, siis oli häda käes, aga muul ajal ma olin isoleeritud muust maailmast. aga täna on see, et olen selles meedia keskel ja nüüd ma hakkan ketrama seda veel siin oma peas, on ju, saan mingi info, oi issand, aga äkki nad tulevad Eestisse ja siis nad teevad siin seda ja siis tuleb veel see ja sealt see tuleb, et see on vähemalt minu nägemus. ja täiesti nõustun sinuga, et ongi, et see meeled on informatsiooniga nagu nii nagu üleküllastatud ja just sellise düsfunktsionaalse nagu infoga on ju, mis suure tõenäosusega ei vasta enamus nagu tõele on ju. Et jah, ja sellepärast ma olen ka looduses siin, et säilitada seda niisugust harmoonilist keskkonda enda ümber, et jah, et see on kindlasti üks võimalustest sellest ajast niimoodi läbi minna, et mingil hetkel ju ikkagi saabub ka selline sügavam selgus ja harmoonia jällegi taas, et täna see ärevus on pigem nagu meie enda loodud kui välismaailma loodud, see on see, kuidas mina näen.
et ongi, me jälgime mingeid kanaleid juba sotsiaalmeedia, kui me näeme, et kellelgi läheb, on ju hästi, tegelikult näidatakse ju seda, kuidas nad tahavad näidata meile. Ja siis vaatame, et oleks mul selline suhe ja oleks mul selline auto ja oleks mul selline maja ja küll mul oleks see elu ja too edu ja siis, kui ma olen, ei suuda seda, siis tekib ärevus, mul on midagi viga, mul on midagi katki, on ju, ma ei saa sellega hakkama, tollega hakkama. Et siis enamus sellest ärevusest täna on meie peas loodud lihtsalt mõttetu tulemus. vähemalt see on see, kuidas mina näen. ei, ma ei vaidle vastu selles mõttes. Ja eks see ikkagi seestpoolt väljapoole liigub meil loomulikult, et ja sõltub ka sellest, et kui tundlik keegi inimene väliskeskkonna siis mõjutustele niimoodi nagu on, et mõne inimese jaoks ei lähe üldse korda, mis ta ümber toimub, mis ta naabriga toimub, noh, kellegi teisega, ja nendel on väga lihtne nagu elada, et elavad oma asja, et aga just. inimene, kes on empaatiline ja ikkagi kogeb teiste inimeste siis noh, tundeelu ka on ju kokku saades ja niimoodi, et siis nendel niisama lihtne ei ole, et sellepärast ongi see mõtete ja meele juhtimine ja enda sügavama olemusega kontakti hoidmine noh, minu arvates määrava tähtsusega, kui elada üldse, et aga lähekski siit sujuvalt kohe sinu selle loo juurde, et ega sa ei olnud ju kogu aeg selline, et oh, mõnus chill ja rahu, hingame ennast rahusse ja kuna me täna alustasime ärevuse teemal, siis kuidas sinu minevik ja lapsepõlv ja sealt edasi, et kui palju ärevus sinu elu on mõjutanud ja kuidas sa üldse jõudsid siis selle teadlikkuse teeni, et on vaja enda sisse vaadata, mitte välismaailma muuta, aga enda sisse vaadata, et mis see siis tekitab mulle siin sees seda probleemi. ja noh, lapsepõlv oli niisugune nõukogudeaegne lapsepõlv, Mhm. et maal ja mul oli väga tubli ema ja isa, väga töökad õde ja vend samamoodi. Ja ausalt öelda, eks see lapsepõlv mööduski sellises kaunis ajas, ja Mm. ega ei osanudki siis ise väga nagu märgata, et mis on seal need mõjutajad, mis mu iseloomu seal siis määravad või lihvivad või suunavad, et ja mina nagu tollel hetkel ausalt öelda oma elus väga suurt sihukest ärevust ei tundnud, küll aga mulle omale tundus väikse lapsena, et minu meelest mu vanemad teevad liiga palju tööd Mm. ja jäigi sihuke mulje, et minu meelest nad nagu vaidlevad liiga palju et ma olin ise väike ja mängisin oma mängusid ja nemad ehitasid maja parasjagu seal kõrval ja siis mõtlesin, et huvitav, et miks nad selle maja ehitamise käigus nagu nii palju omavahel nagu tülitsevad ja tõestavad seal seda, et kas see asi nagu nii teha või naa teha, et minu meelest oleks nagu lihtsam, et kokku leppida ja lihtsalt teha. Mm. No, tooksid ühe huvitava paralleeli, oli sul, sa ütlesid õed ja vennad ka, palju sul oli seal peres? Mul on õde ja vend. Okei, ehk siis kui näiteks liivakastis mängisite või ehitasite klotsidest midagi, mis iganes, ikka ju sa pidid vahest ka teistega mängima, kas sul kordagi ei olnud seda, et kuule, ehitame nii, ei, ei teeme ikka nii või ei, teeme ikka nii? No ikka oli selles mõttes, et seal oli vaja ikka omavahel seda kommunikatsiooni, et asi niimoodi ühiselt välja tuleks ja kõigile siis nagu sobituks niimoodi paika, onju, Mhm. et ja ikka loomulikult. ei, ma mõtlen just, et sa lapsena vaatasid nagu vanemaid, on ju, aga noh, kuna see teadlikkus ei ole ka nii kõrge, on ju, siis enda neid vaidlused ei pane tähelegi, on ju, võib-olla kui sa kellegagi vaidled, no sama teema, aga sa ei pane tähele, kuna sa näed oma vanemaid, vanemad on sinu jaoks nagu olulised inimesed, on ju, et miks te siis ei saa nagu läbi, miks te vaidlete ja kui see tõmbab sinus ka mingeid emotsioone üles, siis sa märkadki seda ju. No loomulikult ja, et eks me ju kopeerime oma vanemaid, selge see, et ja jah, aga noh, see oli siis see koht on ju, et nii et jah, ainuke asi mul oli selline teema nagu sealtpoolt jah, et kas sul mis oli tekkis niimoodi sellest ka mingi, kas sul tekkis sellest ka mingisugune soov, et sina ei taha selline olla, et sina saad inimestega paremini läbi? mäletad sa midagi sellist ka?
ei olnud lapsena ausalt öelda, see ei omanud nii suurt niimoodi okei tähtsust, see oli lihtsalt kuidagi sihuke, pigem oli see mängu kõrvalt selline märkamine, et huvitav, okay.. et noh, et võiks ju kuidagi rahulikumalt teha, onju, et oleks nagu lahedam ju, et noh, kui ei oleks mingit müra, onju, jah, just. ja, et et rikute mu mängimise ära, mitte vaidlete nii palju, ma ei saa rahulikult mängida ja. no teeme ühe ilusa asja valmis ja alguses arutame läbi, onju, ja teeme valmis, onju, et ei pea vaidlema, onju, et noh, et Mm. aga kuidas sinu tee selle teadlikkuse teeni jõudis, valikuni, et hakata looma, noh, ja hingamise juurde, et kas see tuli sul kuidagi niimoodi sujuvalt sisse või ikka midagi elus juhtus? Tutvustuses sa rääkisid ka, et see aitas sind august välja tuua, aga see oli arvatavasti hilisem juba, onju. et aga kuidas sa just jõudsid jaa, sinna? jah, selline teadvustamine üldse, et ma hakkaksin oma elu nüüd lahti mõtestama, et mida teha ja mida mitte teha, ja kui teha, et kuidas siis oleks niimoodi arukas teha, et noh, oleks jätkusuutlik ja niimoodi väärtuslik. Selle peale nagu mõtlemine hakkas ikkagi seal 31. eluaastast, kui noh, oli selline läbipõlemine ja, ja siis lähisuhte purunemine, et sellega kaasnevalt ütleme läbi väga sügava valu ikkagi Mm. no räägime sellest tuli natukene, et see ongi see, kus need. mind ennast nagu hästi palju kõnetab, ma usun, et see loob ka väärtust ka, et kuidas, ehk siis kuidas nagu tuvastada, inimesed tuvastaksid, on ju, millal on see läbipõlemine tulemas, et mis oli Mhm. sinul need märgid näitamaks, et sa oled nüüd läbi põlemas, on ju, ja mis viis lõpuks ka selle suhte purunemiseni, ma arvan, et läksid seal niipidi võib-olla, või siis ka teistpidi, on ju, suhtepinge võis tekitada töö juures pinged ja see võis läbipõlemise viia, et see võis mõlemat pidi olla. et Ja kuidas sul eks see ikkagi enesehävituslikud harjumused olid, et ma tarbisin liiga palju alkoholi mm,? ja see oli juba, ütleme, kestnud niimoodi sealt tudengipõlvest niimoodi nagu peale. ja, ja, ja siis lihtsalt see, noh, sihuke 3 kuni 5 õlut niimoodi siis korraga niimoodi 4-5 päeval nädalas oli see sihuke harjumus mul, kui ma olin 30-aastane. ja noh, eks see oligi see, et tollest tulenevalt oli siis ka sihuke energiatase madal ja olin hästi kergesti ärrituv, plahvatusin emotsionaalselt ja noh, sealt tuli, ütleme, see sihuke suur muutus minu ellu, et kui elukaaslane ütles, et ma enam ei armasta sind, et siis see oli nagu noalöök selga, ja tolle hetke tegi eriliseks veel see, et ma olin just vahetult tulnud ühest siis firmaürituselt ja Mm. olin Soomes ja seal klientidega ja ühesõnaga selle alkoholi tarbimine oli ja väidetavalt mina olin muutunud siis agressiivseks seal võõrustaja suhtes ja see lõppes siis sellega, et 2 meest tulid siis mind kinni võtma ja väänasid mul käe välja ja kutsusid politsei ja mind saadeti ära kartserisse. nii et sa ise ei mäletanud seda siis, jah? mäletasin ikka, ma nägin seda kõike, minu jaoks oli see nagu arusaamatu, minu meelest see ei olnud üldsegi nagu noh, ei olnud üldsegi selleks kõigeks põhjust. Mm. et asi ei olnud nagu nii hull suhtlemises, noh, minu arvates, noh, jah, jah, mängupiltide järgi, aga noh, selge oli just. see, et ma olin ikkagi alkoholi liiga palju tarvitanud, ma ei vaidle vastu. aga ühesõnaga see selleks, et hästi negatiivne kogemus, noh, tuun põranda peal hoopiski ööbida selle asemel, et noh, olla siis firma kliendiüritusel, järgmisel päeval öeldi, et mine sõida laevaga koju Eestisse ja et sinu jaoks on see sündmus nagu läbi, on ju, et noh, et mis näoga siis vaadata otsa seal siis tööandjale, eks ole, ja kuna mu päris käsi oli korralik. välja väänatud, siis see niimoodi nagu rippus, et ma ei saanud nagu kätt tõsta, vaid see niimoodi kukkus ära. et noh, ma vajasin tegelikult nagu arstiabi ise ka nagu, ja siis läksin koju, on ju, siis naine ütles, et tead, pesumasina mootor on nagu rikkis. et ja siis noh, kõige lõpuks siis tuli sellega lagedale, et ta mind enam nagu ei armasta,
no vot, et see oli nagu see koht, kus ma siis olin, onju. Et ma ma läheks tean väga, natukene, ma läheks ja, natuke veel, ärme veel edasi mine, tahaks mõnda teemat siin puudutada. esiteks on see, et see alkoholi joomine on ju, et kui sa tagasi vaatad või juba siis ütleme, kui sa tuli see teadvustus on ju ja hakkasid muutust looma, kas sa tead ka, mis oli see põhjus seal taga? et kas sa matsid midagi, kas sa otsid meelelahutust, et millest sa tundsid puudust või mida sa nagu äh, eirasid või tahtsid maha matta, oli midagi sellist? see oli ikkagi teatavat laadi nagu pinge, alateadlik pinge, mida ma nagu endale nagu ei teadvustanud, et okei okay., mahalaadimine. ja no ja võib-olla see kõik on ka seotud selle ütleme vanematevahelise siis sellise Mhm. noh, suhtlemisega on ju, et ma ei tea seda, on ju, aga see oli jah, sihuke üks sest, nendest. sest sa ütlesid ka seda, et sa plahvatasid nagu palju kergemalt, on ju, emotsioonid. et noh, nii palju, kui sina jagad, mul tuleb kohe mõte see, et ongi, et need emotsioonid, mis tulevad ülesse, mis on vaja tegelikult läbi kogeda, on ju, ma pigem panen nad pudelisse ja siis, kui ei olnud nagu, kui tuli mingi trigger, vaata, siis noh, siis sa ei saanud enam kuskile panna, siis oligi, plahvatasid nagu selle välja ja see kõik lõpuks siis kulmineerus seal päris korralikult. Ja täpselt, et see oli ikkagi sihuke harjumus oli maha suruda, onju, et seesama Mhm. see alkohol samamoodi, et ütleme seda alateadlikku pinget, mis on nagu alt seest tulemas, et nagu see noh, mina ise täna terapeudina noh, et kogu see töövõti, mis toob sügavaid tervendavaid muutuseid, on selle inimese kehast tuumpinge nagu vabastamine, et just, sa pruugid seda teada või sa ei pruugi seda teada, et täna ma tean, et neid asju on võimalik kahe-kolme seansiga nagu inimesi nagu aidata, onju, aga tol hetkel, noh, ma lihtsalt tegin, mida ma oskasin. just. ja teine, mis ma tahtsin puudutada, kui sa said selle uudise, on ju, sest et ma arvan, et see meeleolu juba siis, kui sa seal Kartsas olid ja siis saadetakse veel koju, on ju, see oli mitmepäevane üritus, siis firma üritus, sain ma aru, jah? See oli kolmepäevane jah, jah, mis juhtus, oli esimese päeva õhtul nagu, et just, ehk siis sind pandi Kartsa, sul oli käsi valus või siis sa jäid sellest peost ilma 2 päevast, on ju, siis lähed koju, tuleb pesumasin katki ja siis tuleb veel tagasi, et enne veel seda naise uudist, mis sinu sees juba selleks hetkeks toimus? ei no mis see ikka on, tead ausalt öelda, noh, kes on alkoholi, ütleme, kuritarvitanud, no see on nagu süümepiinad, eks ole, ja häbitunne on ju, et mis näoga, kuidas ma seda kõike üldse niimoodi nagu noh, väljendan ja nii edasi, on ju, et noh, et täitsa vastutustundetu ju niimoodi käituda, on ju, et noh, just. ja siis jah. tuli veel see uudis ka sealt ja mis siis toimus? räägi natuke sellest, kui see naine tuli ja ütles sulle, et kuule, et ma ei armasta sind enam ja sina oma teed ja mina oma teed ja. Ja ei no, sellest on nüüd nii palju aega möödas, et jah, aga ikkagist see on, vaata, need on need murdepunktid, millest tuleb see, ütleme, et ärkamine, see on see fööniksi nagu ülesärkamine, need on need, kus meid surutakse, elu surub meid nagu maha ja siis tuleb see teadvustus, tuleb see valu märkamine ja siis tuleb see õitseng. et sellepärast mind need momendid nagu nii kõnetavad, et mis toimub. ma olen sinuga nõus, ma olen sinuga nõus, ma rõõmuga tegelikult jagan seda kohta, et ma ausalt öelda oma elukaaslast ei süüdistanud milleski. Et noh, ikka jah, esimese lainena või emotsionaalselt tuleb, on ju, et sa ei mõista mind, on ju, ja vaata, et noh, minuga isegi juhtus see asi ja too asi, on ju, ja nüüd veel sina ka, on ju. aga noh, see läks niimoodi esimese hooga niimoodi üle, on ju, ja eks ma sain aru, et noh, viga on ju minus, aga noh, ju ei osanud midagi peale hakata ja ma läksingi kõigepealt poodi ja ostsin ühe pudeli viina või Vana-Tallinnat, ma ei mäleta, ühte neist Mhm. ja siis ma kodus siis hakkasin seda siis üksi seal jooma, et noh, naine oli teises toas ja, ja, ja siis jõin ja timmisin seal ja haletasin ennast seal hunnikus ja ja siis aga sügavalt mu sees midagi ütles, on ju, et tead, Eiki, et sa saad sellest üle, Mm, aga sa pead muutuma. mm, ja, ja vot sealt hakkas niimoodi idanema nagu see seeme, on ju, et ma tegin nagu otsuse, et ma enam alkoholi nagu ei joo.
ja järgmisel päeval ma seda juba manifesteerisin oma seal kohmas olekuga perekonnale ja ka hakkasin neid samme tegema, et ma tõesti enam rohkem nagu ei ostnud ja vältisin neid sündmuseid, kus oli alkohol, et jah, ma libastusin mitmeid kordi, aga ma valisin siis hakata sporti tegema, hakkasin jooksmas käima, jõusaalis käima. Noh, küll alguses niimoodi, et enne jõusaali tegin 2 suitsu ukse taga ja siis võtsin spordikoti ja läksin jõusaali, aga see selleks, et noh, aasta pärast tulid juba sihuke regulaarne jooksmine ja siis ma hakkasin elu märkama, et Mhm. läksin loodusesse jooksma, noh, jõusaal päris ei olnud minu jaoks, et aga kas lapsepõlvel teil oli, sa elasid maal, on ju, lapsepõlve, sest sa ütlesid, et te ehitasite maja, siis järelikult kuskil maa, vähemalt maakandis kuskil ja, midagi. ja ehk siis oli juba lapsest saadik oli see loodus oli sul nagu lähedane see oli lähedane, aga ma elasin tegelikult siis Tallinnas, mm.. kui ütleme, see sihuke nagu ärkamine toimus, seda küll, aga ma mõtlen lapsepõlvest, et lapsepõlv möödus sul nagu sellises rohkem looduslikus ja siis, kui ärkamist tuli see tõmme uuesti nagu Seda ma ei osanud niimoodi isegi mm. teadvustada, aga see on tõsi jah, et ma olen tegelikult nagu maamärk ja ma saan oma väe tegelikult nagu maaga ühenduses olles, on ju, -hmm. tasakaalustuse, tervenduse, noh, on see ühendus maaga on see, kus ma saan selle tervenemise ja mõistmise, et Mm. ja siis ma kõigepealt hakkasin alles märkama elu, et oot, et ma lähen nüüd siit auto pealt, astun maha, on ju, ja siis vaatan, et iga päev erinev pilt on, et noh, et täna lähen jooksma, et luik ujub seal mererannas, on ju. teine päev tulen, vaatan, et mingi perekond jalutab seal, et isa õpetab seal tütart siis 2 rattaga esimest korda sõitma, siukse mm. väiksega, et iga päev midagi toimub, on ju, et ma hakkasin siis alles niimoodi nagu elu tähele panema enda ümbert. Ja ennem noh, nägid pudeli põhja ainult enne nägi pudeli põhja jah, aga nüüd olid nagu silmad üleval, vaatad, vau, et siin tegelikult toimub, onju. päris palju toimub, onju. aga linna elus ja käras muidu ei pannud seda üldse nagu tähele. oli ainult see kodutöö, onju, ja siis need kohustused, mida kodus teha, perega tehtavad siis ühistegevused, onju, ja siis need halvad harjumused seal kuskil niimoodi taustaks, onju, et aga siis hakkas elu käima alles jah, et Läheks natukene, sest et see teema, mis sa siia tõid, esiteks aitäh sulle selle aususe eest, mis sa siia tood. Ähm, ma tahaks seda teemat natukene puudutada, just see alkoholist nagu väljatulemine, sest seal on 2 ahah, mõjutajat hästi tugevat. üks on see, et ongi, sa oled ise harjunud, on ju, ise sees see valik teha. ja teine on see, et keskkond tõmbab tegelikult väga kõvasti. ja. Et just, et kuidas sa läksid läbi, et sa ütlesid küll, et sa mingitel hetkedel on ju kukkusid ka rajalt maha, aga sul oli see soov teada, et ma tahan sellest läbi minna. aga just, et inimene, kellel on ka samamoodi see alkoholiga probleem, ta sisimas tahab muutust, aga näed, sõbrad kutsuvad kogu aeg, sõbrad, mis kui mees sa oled, kui sa enam ei joo, on ju, sa ei saa. räägi natukene, Ja. kui palju keskkond sind mõjutas ja kuidas sa sellest tegelikult läbi tulid? Jaa, raudselt muidugi, et väliskeskkond ikkagi, sõbrad, sa oled ju harjunud ikkagi siuksed nagu tugiisikud nii-öelda onju, just, ma ei saanud enam nagu nende sünnipäevadel käia ja koosviibimistel, sellepärast et seal oli kogu aeg alkohol niimoodi nagu laua peal ja siis hakkasime nendega lihtsalt harvemini kokku saama ja siis päevasel ajal, kus noh, alkoholi nii palju nagu nähtaval ei olnud, et ja aga mind ikkagi aitas ikkagi ennekõike see distsipliin, et mitte distsipliin neli korda nädalas õlut juua, onju, vaid distsipliin 3 või 4 korda jooksmas käia. ehk siis, et vahet ei olnud, mis see ilm oli, kas oli vihmane, tuul oli vastu, oli külm, onju. ma valisin alati sellest jooksmist, ühesõnaga siis noh, teha, sest ma teadsin, et kui ma selle ära teen, et see kogu aeg ehitab mind nagu tugevamaks ja annab mulle hea enesetunde. väga äge. et see on jah, see keskkond, et sina tulid siis läbi sellega, et sa elimineerisid lihtsalt need keskkonna mõjutajad oma siis elust välja põhimõtteliselt. jah, niimoodi nagu öelda küll jah, et aga jah, kõige suurem oli ikkagi see, just see libastumise koht oligi need
sõbra, noh, sõprussuhted, et mm. ja kuidas sa jõudsid siis lõpuks ka selle hingamise juurde, et siis sa hakkasid elu märkama ja hakkasid iseendaga tegelema, nagu sa hakkasid läbi selle tervise siis liikuma selle teadliku elu poole, onju. aga millal sa jõudsid ka rohkem sinna veel sügavamale, et millal jõudis hingamine sinu ellu? hingamine tuli minu ellu, mind tegelikult järgmise asjana minu ellu tuli nagu Jumal, ehk siis, et Mm. ma, mind kutsuti siis kristlikusse kogudusse ja ma siis hakkasin nagu uudistama, et mis asi see vaimne maailm on ja, ja mis või kes see Jumal on ja siis see oli nagu järgmine selline samm, et ma nagu jooksin ja, ja jooksmise juures siis kutsuti mind siis kirikusse, kirikus vaatasin, vau, et noh, alguses mõtlesin küll, et mingid imelikud on ju, et käivad koos seal pühapäeviti ja nii edasi on ju, et kas Jeesus üldse, kas see inimene üldse tegelikult olemas on üldse olnud, on ju, et minu meelest on see mingisugune noh, pseudotegelane, mida nad siin jõulude ajal siin niimoodi pühaks peavad, et see oli nagu see koht, kus ma tegelikult nagu oma teadlikkusega nagu olin, et ja ka siis oli see sihuke suur märkamine, et vau, et siin on tõesti mingisugune imelik, sihuke täitsa teistsugune nagu äh, Vibe. keskkond, jah. Mm. Ja siis mind kutsuti sinna jumalateenistusele, ma mäletan, et inimesed laulsid koos ja siis ma vaatasin, et vau, et siin ühes ruumis on mingisugune teistsugune maailm täiesti. et ja nii lahked on kõik, tulevad, teretavad, annavad käe, onju, tutvustavad ennast, küsivad, kuidas sul nagu läheb, onju, kutsuvad veel kohvi jooma, onju, juttu ajama, onju. nii et siis oli mul selline periood, kus ma siis olin kristlane 6 aastat. Päris selline nagu tõsiuskne, et käisin pühapäeviti ikkagi kirikus ja laulsin ikka kristlikke laule ja ja siis ja see aitas ka kindlasti selle alkoholi suhtes, onju. eh, ja kindlasti just vaimses perspektiivis oli selline kogudus, kus ei olnud, ütleme, alkoholi tarbimine ja suitsetamine ei olnud Mhm. koguduse liikmetele niimoodi nagu noh, eh, jah, et ühesõnaga suitsetamine oli keelatud, alkoholi tarbimine oli nagu mõõdukas koguses niimoodi nagu lubatud, et ja siis see andis sellise struktuuri või mõistmise, et see, mida me nagu näeme, ei ole tõsi. Mm. ehk siis, et on mingisugune sügavam tõde, on mingisugused sügavamad reeglid, mida ei ole nähtaval nagu. ja et seda selline üks raamat nagu siis piibel läbi siis ajaloo on justkui üles talletanud neid tarkuseid, et no, siis uurisin seda raamatut, praktiseerisin ja siis nagu jooksmine, siis teine selline hobitöö kõrvalt oli mul siis olla kristlane. Mhm. ja sealt siis jõudsid hingamise juurde, kuidas? ja see ongi põnev, et siis ma abiellusin ja, ja, ja kuna mul jooksmise harjumus oli juba niimoodi nagu sees, onju, et siis ma olin juba füüsiliselt väga heas vormis ja, ja ja abiellusin siis venelannaga Peterburist ja mis see vanus oli umbes? 37, Mhm. ja kolmkümmend kolmekümne seitse. seitsme aastaselt olid elu parimas vormis, onju? ma arvasin, et ma olen elu parimas vormis. aga siis tuli veel parem vorm või? jah, et 37-aastaselt ma arvasin, et ma olen elu parimas vormis, ma olin 2 maratoni ära jooksnud, 10 kilomeetrit jooksnud alla 40 minuti. ja siis olime abielus, aga ikkagi mingit laadi siuksed nagu pinged olid, nagu ikka meil kõigil on ju, Mhm. perekonnas mingid. ja siis mõte oli, et noh, et kvaliteeti veel nagu tõsta, et hakkaks nagu joogas käima. Hmm.
et tundus, et seal oli just see sõnum, mis mind kõnetas, oli see nagu see tasakaal ja meelerahu ja lõdvestus. ma otsisin tasakaalu endas, meelerahu ja lõdvestust. Ja neljas komponent oli siis see, et need emotsionaalsed ülekuumenemised, et õppida nagu neid juhtima. Noh, ja siis see jooga ausalt öelda natukene aitas sellele kaasa. Tahad küsida? korraks puudutaks ühte mõtet lihtsalt, sest mida sa ütlesid, see nii resoneerub ühe minu mõttega. ma toon selle lihtsalt korraks siia, sa ütlesid, et emotsioonide ülekuumenemine. Ahah. Et mulle meeldib tuua emotsioonide kogemist elektrijuhtmega, sest kui me surume neid tagasi, siis on sama nagu elektrijuhe on suure takistusega ja mida rohkem sa voolu sisse paned, lõpuks juhtub see, ta läheb kärssama. Et sa ütlesid, vaata, ülekuumenemine, see ongi see, et kui me surume emotsioone alla ja takistame, siis lähemegi kärssama, aga kui me lubame emotsioone ja vastu ei pane, tuleme kohalolusse ja hingame läbi, siis ta lähebki läbi juhtme niimoodi rahulikult. jah, täpselt, ja õige. Et aga noh, tollel hetkel ma veel seda ei teadnud, onju. Mhm. ja siis tundus see elu suurima nagu ülesandena või probleemina, et kuidas noh, et nagu turtsatan seal perekonnas välja, et Mhm. vahepeal siis juhtub see seal kliendiga koos olles või kolleegiga onju, et mind ei mõisteta või ollakse kiuslikud, vot siuksed nagu asjad olid tollel hetkel, et ja aga jah, et midagi alt tuleb ülesse ja ei saa aru, et kust see nagu tuleb, onju, aga kui see on juba ära juhtunud, siis on nii kui hilja ja palju jama juba koos, et noh. ja okei, siis ma jõudsin siis joogani ja jooga siis noh, tund aega painutad seal ja see on päris selline, Astanga joogat tegin selline noh, füüsiliselt väga väljakutsuv, et ainuke sihuke mõnus hetk oli nagu 15 minutit savasana asend nagu lõpetuses. et no vot siis oli nagu see õndsuse nagu hetk onju. aga siis joogaklubisse tuli Sami Mälkija Soomest siis pranajama hingamisõpetaja tegi 2-päevase workshopi, teadliku hingamise siis workshop ja mõtlesin, et okei, ma lähen siis ka uurin, et mis see siis see hingamine niimoodi nagu on. ja, ja siis ma läksin sinna siis workshopile ja vaatasin juba esimesel päeval, et noh, me mingisugune tund aega koos hingasime seal ja ma mõtlesin, et vau, et mis asi see on, et ma lihtsalt hingan, onju, mu keha on täiesti lõdvestunud, mu pea on mõtetest täiesti tühi, onju. ma olen emotsionaalselt laetud, käin energiast, onju, noh, mega õnnelik ja sihuke nagu noh, õnne tipul ja et, et selles nagu midagi on, onju, ja siis Sami veel ütles seda, noh, et kui seda regulaarselt teha, et siis see aitab kehakaalu vähendada, peavaludest vabaneda, emotsionaalsest ülekuumenemisest vabaneda. mäletage, mis seal need ülejäänud asjad olid. reaktsioonikiirus oli kindlasti, seedimine saab korda, sama emotsioonide seedimine, no füüsiline, ütleme, toiduainete seedimine ja emotsioonide seedimine on ka nagu sama asi, onju. vot ja vot siis seal mul niimoodi klikkas selle hingamisega ja siis ma hakkasin siis hingamist regulaarselt praktiseerima. väga äge. räägi natukene sellest, et lähme siit selle hingamise juurde. Et see must auk, kuidas sa hingamisega siis kõigepealt, mis see must auk oli, kus sa sattusid ja kuidas see hingamine sellest kõigest sind veel läbi aitas? Hingamisega, ütleme, see must auk tekkis siis, kui abielu, mis oli siis selle, selle võluva venelannaga, otsustasime sealt niimoodi nagu eraldi minna edasi. ja ma olin nagu selles kohas, kus ma olin tõstnud oma selle abielu justkui sellise nagu noh, kristlasena niimoodi olles selline nagu püha lehm nagu, et noh, Mhm. ma elan nagu selle nimel, ma elan selle nagu selle abielu niimoodi nagu nimel on ju, et aga seal oli nagu, no mind ei olnud ennast seal nagu olemas veel mul oli see kõige tähtsam oli see nagu see abielu on ju. ja siis kui see niimoodi nagu siis no purunes on ju, et siis noh, kogu maailm purunes, ütleme niimoodi minu jaoks on just, ju,
kuna ma olin nagu sellesse väga panustanud. ja vot siis hingamine oli seal suurepärane vahend nendest ma ei tea, kas sa oled kogenud lähisuhte purunemist, Armin? ikka olen. oled? no vot, et siis sa tead, et kui sa oled inimest noh, nii hästi, kui sa oled osanud niimoodi armastanud, onju, siis see teeb väga haiget ja selleks on vaja nagu tervenduse perioodi ja leina ja andestust ja emotsioonide lubamist, et siis see hingamine oli nagu erakordselt hea vahend selle, ütleme, suhte siis purunemisest niimoodi nagu väljatulekuks. et mul oli regulaarne hingamispraktika. ma iga päev praktiliselt niimoodi nagu nutsin alguses, onju. pärast naersin, olin täitsa energiat täis, jess, et ma olen vägev, et mul uus elu ootab ees, onju, et midagi paremat tahab kohe tulla, onju, et noh, et võtan vastu selle, et lähen edasi, onju. et ma sain sealt selle nagu power'i kogu aeg, onju. jah, tuli jällegi mingi kurbushetk, mõtted liikusid järgmisel, teisel, kolmandal päeval selle peale, aga ma jälle tegin nagu praktikat, et ma jällegi viisin tähelepanu oma hingamise peale, lubasin need emotsioonid puhastusse ja jällegi tervenesin järjest, nii et noh, minu jaoks oli see hingamine täielik nagu kingitus või päästerõngas, et sellest kohast niimoodi aastaga niimoodi välja liikuda, et mis sa näed, mul on nagu oma mõte, aga ma tahan, et sa jagaksid seda just, et mis sa näed, miks see hingamine niimoodi töötab emotsioonide läbikogemisel? noh, hingamine on, noh, miks ma jäin hingamise peale ja miks ma sellega praegu tegelen ja miks ma seda kõiki teisi kutsun tegema, sest et see on kõige sügavam võimalus oma siis füüsilist, emotsionaalset ja mentaalset keha siis puhastada, tasakaalustada ja tuua intelligentselt sinu teele sind niimoodi nagu toetama. Mhm. Ja ta toob üles emotsioonid, et kui me teeme nagu teatavat kindlat hingamisharjutust, on ju, siis me aktiveerime parasümpaatilist närvisüsteemi, mis just ongi selleks meid toetama, noh, toonud kehasse, et me saaksime lõdvestuda, terveneda, seedida, vabaneda. nii. ja noh, see oli nagu see, miks aitas mul seda. Jagan oma mõtet korra, vaata, kui palju see jah, sinuga resoneerub ja saad tagasi peegeldada, et miks see hingamine töötab nagu ülihästi, sest iga muutus saab alguse kohalolus. Et me ei muuda mitte midagi, kui me oleme mõistuses, kui me oleme tegevuses, et muutus tuleb kohalolus. ja hingamine on see, mis toob meid tegelikult kohalolusse, sest siis kaob ära tulevik, kaob ära minevik, kaob ära probleemid, kaovad ära kõik see. me tuleme siit siia läbi hingamise ja siis, kui me tuleme peast ära, siis keha hakkabki tööle ja hakkabki looma seda muutust. et see on see, kuidas mina täna näen nagu hingamist ja kohalolu. ja täitsa nõus, et ma tooksin veel siia selle aspekti juurde, et noh, et kui hingamine ja teadlikkus, noh, ehk siis, et seesama, et sa oled niimoodi nagu kohal, et sa hoiad seda tähelepanu näiteks südame peal näiteks Mhm. on ju, siis see on see kohal olemine oma tähelepanuga selles südame peal siin. ja kui kohtuvad nagu hingamine ja teadlikkus, siis sünnib alati midagi nagu uut. Inspiration, ühesõnaga hingestatus, et see kõik on omavahel niimoodi nagu seotud ja see on nagu selline nagu jumalik selline protsess, mismoodi on nagu ütleme, kõik niimoodi nagu loodud ja niimoodi nagu muutuses on ju nagu tervenemises, et Just. ühte mõtet jah. tahtsin ka jagada, lihtsalt see tuli, kui sa rääkisid sellest nagu on ju suhte purunemine ja siis see nutmine. selle kohta on nii lahe ütlus äh,. me ei naera, on ju, ühe nalja üle mitu korda, on nii, võib-olla kaks korda heal juhul, kolm maksimum. siis see nali kaotab enda jaoks nagu selle laengu ära. aga on. miks me nutame ühe asja üle mitu korda? et see on nagu nii lahe mõte, et me lihtsalt loome sedasama situatsiooni oma peas uuesti. see situatsioon on ammu juba läinud kuskil, aga lihtsalt siin loome lihtsalt uuesti kogu selle asja.
nojah, või keegi teine trigerdab meid kuidagi jah, oma selle emotsiooni pealt ja me niimoodi nagu noh, käivitume ka tema pea selle jah, just, et see on nagu mõtte peale. hästi-hästi äge, et naerame nalju ühe korra, ühe nalja peale naerame ühe korra, aga näed, ühe asja peale nutame nagu kasvõi 10 aastat järjest, onju. et see on nagu nii huvitav. mis on olnud, ma vaatan, meil on juba aeg läinud siin päris kiiresti, me peame hakkama otsi kokku võtma, 45 jah. on praktiliselt juba, aga hästi lühidalt, mis on muutunud sinu elus peale seda, kui sa integreerisid teadliku hingamise oma ellu? Elu on kõik ausalt öelda muutunud, et miks ma jäin teadliku hingamise juurde, no siin on ka, võib pikalt rääkida, aga ütleme, üks asi, mida ütleme, meistrid ütlevad, juba siis iidsed joogameistrid on ütelnud, et kui sa tegeled praktikaga nagu hingamispraktikaga, siis see on 7 korda kiiremini siis või see jah, sa arened 7 korda kiiremini kui näiteks jooga-aasanaid tehes. ehk siis, et kas sa nagu teed füüsilisi painutusi, hoiad fookust nina peal, varba otsas on ju, kolmanda silma peal ja siis painutad ennast, et, et sa arened nagu ühe kiirusega ja kui sa teed nagu hingamisharjutusi, siis see vaimne areng, see teadlikkuse areng, sinu potentsiaali avanemine on 7 korda kiirem ja sellepärast ma hakkasin seda siis praktiseerima, jah, jäin praktiseerima. väga äge. mis sind täna särama paneb? Elu ise paneb ausalt öelda, et kui teha oma asja ja, ja teha seda niimoodi nii hästi, kui sa oskad ja kaasates sinna teisi inimesi ja pakkudes ennast teistele toeks, et siis see on nagu suur väärtus, et ja, ja ma arvan, et elu ongi selleks, et elada ja olla ja kogeda, et ja No jah, ja sa ütlesid ikka kõik ära, elu ongi selleks, et kogeda, no see ongi, kogu reaalsus ongi selleks, et see ülim teadvus saaks ennast kogeda, on ju, läbi meie inimkehastuste, läbi erinevate perspektiivide, kogemus ongi kogu selle meie elu mõte. aga millega sa panustad täna siis ka, et teised saaksid niimoodi elu armastama hakata ja elu nautida? ja ma olen siin paar ettevõtmist avanud ja neid siin niimoodi teinud, et on siis tervise- ja kultuurifestival, siis hingamislaulupidu siis ellu kutsutud. see siis jagab selliseid tervist edendavaid teadmisi võimalikult lihtsalt ja paljudele inimestele ja kannab endas siis teadlikku hingamist, pärimuskultuuri, muusikat ja looduslähedast siis eluviisi, et propageerib. et see on nagu üks asjadest, mida me siin teeme. ja, ja ma teen ka vabastavaid live-hingamisi. iga nädal on siis veebis siis võimalus koos minuga hingata inimestel, kellele minu energia sobib, saavad toetust, inspiratsiooni, sügavaid mõistmisi, siis sellega panustan ühiskonda, et ja kus sa seda teed, sa teed seda Zoomis või Facebookis või kus sa ma teen teed? seda Zoomis jah, et kolmapäeva õhtuti on, et nüüd see nädal on nagu neljapäeval, et kui keegi juhul soovib, et siis võib Messengeri jah, saata kutse, et saan sind kutsuda, saad proovida. küsikski kohe, et kust inimesed selle kohta rohkem infot saavad? kas sul on selle mingi event või käib selle sul läbi registreerimise või tuleb lihtsalt sulle kirjutada või mul mismoodi see on? Facebookis on oma konto on Heiki Tomson ja ma ausalt öelda seal olen jaganud seda infot, et no mul on oma meililist muidugi, Teadliku Hingamise Instituudi oma, et ja meil on ka selline kogukond nagu kontaktis oma kehaga, teadliku hingamise siis kogukond. aga meil ausalt öelda seal mingisugust sihukest nagu avalikku Mm, portaali selleks ei ole nagu olnud, okei. et ja kes oleks, ütleme, vaatame, noh, seda on nagu veider mõnes mõttes juba küsidagi, sest hingamine, selline teadlik hingamine ongi kõige alus ja seda on igalühel vaja. aga küsin siis niimoodi, kellel on seda eriti vaja? et kes oleks sinu see
ideaalne klient, sa tead, et näed, kui sa, inimene ütleb, mis on need sümptomid, et kus sa tead, et see hingamine looks talle nagu väga suuri muutusi. et kellel seda nagu eriti vaja oleks, on ju, noh, need ei kuule seda sõnumit, mida ma nagu räägin, on ju, et suure tõenäosusega, et pigem on need inimesed, kes lihtsalt noh, kui nad minu häält kuulevad ja tajuvad, kes ma nagu olen, on ju, ja nad tunnevad seda, et ma saan neid aidata. Et need on need siis, keda ma saangi päriselt aidata. Ja ka hingamise puhul, kui seda nüüd kirjeldada sellest tavaseisundite poolest, siis ikkagi ennekõike on füüsiline ja emotsionaalne pinge, mida aitab siis hingamine vabastada. Kõik, mis puudutab, ütleme, fookuse hoidmist, mõtete tasakaalu ja siis energia siis taseme tõstmist oma kehas, et eks võtaks nagu, tõmban korra kiirelt kokku, et lihtsalt, kas ma sain õigesti aru, ehk siis kui inimesel näiteks ongi toome näite, et pikad tööpäevad või lihtsalt emotsionaalselt on keha nagu mingid valud kuskil, sihuke, mis ei kao ära ka, aga ei ole selline täielik mingi vigastus on ju, vaid ongi keha pinges ja samas kui emotsioonid, kui on elus mingi periood, kus emotsioonid lihtsalt ketravad üle ja hakkavad üle kuskile toimetama ja siis ka samas sa ütlesid ka fookus, et kui inimene ei suuda keskenduda, on ju, et on keskendumisraskused ja nii edasi, sain ma õigesti aru, et need on need kohad, kus see hingamine aitaks väga hästi. noh, need on nagu põhilised jah, ütleme tänapäeval, et meelerahu on ju, unehäired, jah, une koha pealt on ka jah, see on ka hästi võimas tööriist, ma seesama tean. emotsionaalne ülekuumenemine on ju, et mis iganes siis päeva siis kogemused nagu pakuvad, on ju, et hingamine on alati see, mis aitab seda füüsilist, emotsionaalset ja mentaalset keha niimoodi tasakaalustada, on ju, et noh. just. Äh, oled sa ka mõelnud oma suurema visiooni peale, see panus, mis sa teed, on ju, see juba, teil on see hingamislaulupidu, et kus sa soovid jõuda selle oma tegemisega üldse siin elus? mis on see suur pilt? kõik hingama. Jah, see, mis siis lõpuks saab, on ju. et saame niimoodi nagu näha, on ju, et mul on praegu ikkagi selline mõistmine, et me inimkonnana muutume praegu väga palju ja Mhm. selleks, et see nagu muutus niimoodi nagu läbi teha, selleks on vaja niisuguseid nagu jätkusuutlikke äh, siis printsiipe, tegevusi ja ja ma arvan, et ma olen üks selline uue ajastu selline ühiskonna nagu loojatest, et pakkudes Mm. sellist siis äh, sellist süsteemi, mis meid väestaks, tasakaalustaks ja ühendaks. Ja hingamine iseenesest on suurepärane vahend selleks, et seda teha, ja ma ei tea, et ma isegi arvan niimoodi, et mul tuleb praegu nüüd 24. juunil hingamise ja tulevägi sündmus, kus me siis avalikkusele siis teeme kättesaadavaks 8 Eesti rahvuslikku hingamisharjutust. Et võib-olla see ongi kogu minu elu missioon, et see 8 Eesti rahvuslikku hingamisharjutust inimestele anda kasutusse. Mm. Mhm. Et ma ei tea jah, selles mõttes, et kas mul midagi veel selline nii elus vaja teha tagasihoidlik on või soov on mitte. ju, selline väike tagasihoidlik soov. Ma lihtsalt väga äge. näen, et see tahab tulla ja, ja ma teen jah, seda ära. ei väga äge, juba Kättesaadavaks. see, et sa teed nagu nii suurelt seda ongi, et korraldada täitsa füüsilisi üritusi nagu laulu, on ju hingamislaulupidu, noh, see tõstabki seda teadlikkust ja mida rohkem inimesi sinna jõuavad, seda noh, paremaks läheb. ma ise näen ka, et hingamine on kõige alus. et esiteks juba, kui palju inimesi elab hapnikuvaesuses, hakkame juba sealt pihta, sest me hingame ainult nii pinnapealselt, me ei hinga üldse sügavalt, et meie keha saaks tegelikult selle laksu kätte. sellepärast ongi paljudel see, et kui lased nad natuke sügavalt hingama, pea käib ringi ja keha suriseb, kõik, sest keha pole harjunud sihukese hapnikukogusega enam. jah, jah, jah. See on märk juba sellest, et sa oled nagu
see hapnikuvaesus on põhimõtteliselt kehas kogu aeg, et ma näen, et see on nii vajalik. jah, üliäge, et sa, kehatasand. jah, ei, ja et see lihtsalt tuli see mõte veel siia lõppu, et noh, et see jahtähele kingamine ennekõike on nagu kehatasand, et me kõigepealt hoolitseme niimoodi nagu oma templi eest, on ju, et aga kui me nüüd grupis koos hingame, on ju, et siis see on tegelikult kollektiivteadvuse puhastamine ja tasakaalustamine ja väestamine samaaegselt, on ju, just, et noh, mulle nagu tundub, et see on üsna puhas kraam, et seda võiks viljeleda just, uutmoodi nagu edasi, et eestlased on nagu laulurahvas, on ju. me oleme 160 aastat koos laulnud, laulu alus on nagu hingamine, on ju, et läheks nüüd niimoodi nagu teadlikkuse siis taseme poolt niimoodi nagu kõrgemale, et teeks veelgi niimoodi terviklikuma nagu paradigma muutuse koos, et ja hingamine ühiselt on see üks võimalustest, et see ära teha. üliäge, see on nii äge, et sa seda teed ja seda teadlikkust inimestes tõstad, et ma olen tänulik, et sa tulid siia, oli äge vestelda, kuulda sinu lugu. Et loodan, et see inspireeris paljusid, et ei ole olemas elus ületamatuid takistusi, lihtsalt tuleb võtta vastutus oma elu eest, on ju, ja liikuma hakata. aitäh, Armin, kutsumast! Aitäh kõikidele vaatajatele, kes olid siin meiega lõpuni. loodan väga, et sa said siit midagi endale kaasa inspireerivat. just, ja näeme siis taas järgmine esmaspäev. Tšau.